Eesti sport oli väga tugev. Ma mõtlesin selle peale viimased paar ööd, et lihtsalt panna mingisuguse perspektiivi. Ja eestlased olid tugevad sportlased, need, kes olid peale sõda Saksamaa laagris või kus iganes nad olid, polnud muud teha, nii et nad tegid sporti. Tulid siia, kellelgi raha polnud, said nädala lõpul kokku, mängisid sporte, mis olid odavad mängida. Võrkpall, Euroopa jalgpall, said parkides kokku ja kus iganes. Nii et eestlased tegid seda, lätlased tegid seda, ukrainlased tegid seda, leedulased. Ja sellest kasvas ka natuke edasipüüdlikum sport. Kui mina hakkasin mängima võrkpalli, see oli peamiselt rahvuslik. Eesti poisid koos, me peame nende lätlastele pähe andma. Ja muidugi teistest rahvustest oli ka. Võrkpalli areng Ontarios oli peamiselt Euroopa rahvaste kaudu. Ja need klubid, Kalevi klubi, lätlaste klubi, leedulaste klubi, poolakad, tšehhid, igaüks mängis oma rahvuse grupiga ja mõnel aastal oli üks rahvuse grupp tugevam, teine aasta teine, oleneb, kuidas su lend oli. Kas lennus oli talenti või oli natuke talendi puudust. Siis, kui hakkas juba arenema hiljem, ütleme 70-ndate lõpupoole või 80-ndates, siis hakkasid teised klubid juba tulema. See on selle piirkonna klubi ja selle piirkonna klubi. Me rahvas oma töökohtade pärast ja majandusliku võimaluste pärast hakkasime laiali minema. Nii et see ei olnud enam kasulik, et eestlased moodustavad oma klubi ja käivad koos ja treenivad tipptasemel. Me pidime vaatama, et kuule, mu poeg tahab võrkpalli mängida, ma panen ta siia linnaosa klubisse või sinna linna klubi osasse. Ja siis läks see Kalevi klubi praegu eksisteerib ja ma olen ikka klubi esimees, aga meil ei ole Kalevi esindusmeeskonna olnud pikemat aega.